Tere, armas teeline! On hea meel alustada uut mõtisklust ja tänase mõtiskluse olen peale kirjastanud tunda Jumalat. Kuidas see on võimalik? Aga alustan tekstiga pühast kirjast Johannese evangeeliumi 17. peatükis salm 3, kus saame lugeda järgnevat. Aga see on igavene elu, et nad tunnaksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Lugedes seda teksti, ma märkan siin midagi erisust. Ja see on see, et igavest elu ei defineerita mitte pelgalt sellena, kui kaua see kestab, vaid suhtena, Jumala tundmisena. Me elame maailmas, kus puudub tõeline teadmine Jumala iseloomust. Ja see ongi see, millest ma kõigepealt hakkan rääkima. Niisiis, mis on peamine? Mis on olulisim? Kas kellegi tundmine või kellegi kohta teadmine? Mõelgem ühele tavalisele inimkogemusele. Kui inimesed kritiseerivad kedagi, keda nad ei tunne, tundub iga negatiivne tegu olevat solvav. Kuidas nad julgevad nii öelda? See on õiglane nördimus ja see tuleb kergesti. Kuid, kui kriitika pärineb kelleltki, keda me hästi tunneme, kelleltki, kelle kavatsusi me usaldame, muutub ka meie reaktsioon. Me pigem küsime, neil pidi olema ju põhjus. Me räägime ja uurime, mis siis toimub. Erinevus ei seisne teos eneses, vaid see, kuidas me sellesse suhtume. Sama dünaamika toimub ka selles, kuidas inimesed Jumalale reageerivad. Kui Iisrael oli Punase mere ääres, siis nad juhindusid väärtushinnangutest. Teise Moosese raamatu 14. peatükis loeme, kui Iisrael leidis end Punase mere ja Vaaro armee vahele lõksu jäänud olevat, oli nende reaktsioon see, mis paljastab, mis nende sisemuses on. Nad ei öelnud, miks Jumal meid nii kaugele tõi, kui ta ei saanud meid tegelikult päästa. Selle asemel nad ütlesid hoopiski nii, kas sina viisid meid kõrbesse surema, kuna Egiptuses ei olnud haudu? Seega nad seadsid kahtluse alla Jumala motiivid ja Moosese kavatsused. See juhtum siis, kui inimesed ei tunne Jumalat tõeliselt ja tõlgitsevad tema tegusid pigem hirmu kui usalduse kaudu. Siit me näeme, kui oluline on tunda Jumalat. Mitte millisest kultuurist on ta pärit, mitte kui midagi teisejärgulist, mitte ainult maine kaudu, vaid isiklikult. See on kainestav pöördepunkt. Hääl, mis väidab end Jumalat tundvat Jeesuses. Jeesus teeb sellest arusaamisest avalduse Johannese 8. peatükis. See on rabav avaldus, kus ta nimetab saatanat valede isaks, pettuse algatajaks. Ometi lisab pühakiri ka selles küsimuses siia häiriva detaili. Milline oli saatana endine positsioon? Prohvet Hesekiel räägib sellest 28. peatükis. Ta kirjeldab olendit, kes oli keerub, kes kõndis tuliste kivide keskel, kes eksisteeris Jumala läheduses. Ja see loob meie jaoks ohtliku illusiooni. Kui saatan oli Jumala läheduses, kas ta ei saaks siis väita, et tunneb Jumalat ja seega rääkida temast autoriteetselt? Kuid nii saavutab pettus usaldusväärsuse. Kuidas sellele võimule vastu seista? Vastus on lihtne, aga mitte kerge. Meil on oluline Jumalat ise tunda. Kui me seda ei tee, siis me jääme haavatavaks häältele, mis väidavad end teadvat. Siis elame hirmu, kibeduse ja mässu poolt kujundatud tõlgenduste meelevallas. Kellegi teise usk pole kunagi piisav tugev, et otsesele süüdistusele vastu seista. Siin seisneb tõeline hoiatus ka kõigile neile,
kes peavad ennast kristlasteks ehk koguni usklikeks. See tõde on siin tegelikult kahe otsaga asi. Need, kes tunnevad Jumalat või kellel on kunagi olnud temaga lähedane suhe, peavad olema väga ettevaatlikud. Sest pettuse perioodidel me võime sattuda frustratsiooni, pettumusse, valusse. Võime tunda kiusatust rääkida hoolimatult. Ja kui me nii toimime, siis tahtmatult esitame valesti Jumalat. Me võime kujundada pilti neile, kes teda veel ei tunne. Maailm ei hülga Jumalat peamiselt tõendite pärast. Maailm hülgab Jumala valesti mõistetud iseloomu tõttu. Ja seda iseloomu saab tunda ainult suhtlemise ja suhete kaudu. Jumala tõeline tundmine tähendab teda selgelt näha. Ja seepärast Jeesus palvetaski järgnevate sõnadega: see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat. Piibel räägib meile Jumalast, kes on püha. Sõna pühadus ei kasuta inimesed oma argielus just kuigi sageli. Võib-olla sellepärast, et meie ümber on vähe seda, mis on püha. No olgu näiteks toodud see, Piibel ütleb selgelt, et hingamispäev on püha päev. Ja muidugi on Jumal ise püha. Aga meie argielus jääb sageli pühadusest tõeliselt vajaka. Kui sa vaatad omadusi, mida kõige sagedamini seostatakse Jumala iseloomuga, siis avastad, et pühadus on Jumala olemuse kese. Aga mida see siis tähendab? Kuula, kuidas Piibel Jumalast räägib. 2. Moosese 20. peatükk ütleb: olge mulle pühad, sest mina, issand, olen püha. Mina olen teid eraldanud rahvastest, ütleb Jumal. Milleks siis? Et te oleksite minu päralt. 1. Saamueli 2. peatükk ütleb: ükski pole nii püha kui issand, sest ei ole muud kui sina. Ükski pole kalju nagu meie Jumal. Prohvet Jeesaja ütleb 57. peatükis: sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ja vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. Ja prohvet Jesekel lisab 38. peatükis: nõnda näitan ma oma suurust ja pühadust ning teen ennast tuttavaks paljude paganate silme ees ja nemad saavad tunda, et mina olen issand. Niisiis, Piibel kujutab Jumalat meile pühaduse kehastusena. See tähendab, et tema on kurjusest ja patust täiesti vaba ja täielikult lahus. Jumal on läbinisti hea, nagu öeldakse, 100%. Selles mõttes on Jumala pühadus kõikide tema teiste omaduste alus. Näiteks on Jumala armastus puhas, püha armastus. Armastus, mis on täielikult vaba isekusest ja egoistlikest ajenditest. Tema kõike teadmine, lõputu tarkus, on püha kõike teadmine, mis tähendab, et see on vaba kurjadest kavatsustest. Kas sina suudaksid kõike teadvat Jumalat usaldada, kui ta ei oleks püha? Siis me ju kardaksime teda ja seda isegi õigustatult. Jumala kõikvõimsus ehk see, et ta suudab kõike, on püha kõikvõimsus. Kujuta ette, et Jumal oleks kõikvõimas, aga mitte püha. Ta oleks mõjuvõimas, kuri türann. Üksnes Jumala pühadus lubab ja võimaldab meil teda päriselt armastada, sest ta on läbinisti hea. Küllap just sellepärast on pühadus tähtsaim tunnusjoon, mida Jumala iseloomu kohta mõista. Samas on see ühtlasi üks kõige rohkem valesti mõistetud omadus. Mõtle sellistele piiblitegelastele nagu Mooses, Jesaja, Hesekiel, Daniel ja Johannes, kes kogesid vahetult Jumala ligiolu. Mis oli nende esimene reaktsioon, kui nad Jumalaga kohtusid? Nad võtsid oma kingad jalast, katsid oma näo või langesid maha otse kui surnu.
Meie, inimolevused, oleme patused ja niivõrd ebapühad, et ei suuda Jumala vahetus kohalolus püsima jääda. Ükski inimene ei jääks ellu, kui näeks Jumala nägu. Nad pigem ütlevad püha, püha, püha. See on ainus, mida patune inimene saab öelda, kui ta on silmitsi Jumalaga, kui ta näeb teda. Ja muidugi ei lakka 4 olevust ütlemast päeval ja ööl: püha, püha, püha on Issand Jumal, kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Jumal on tõesti puhas pühadus ja kui tuleme tema juurde, siis peame teda nii ka nägema. On 3 sõna, mida me ei saa üheks lauseks vormistada ja nendeks on: Jumal on armastus. Need on 3 sõna, mis kirjeldavad meile piiblis ja ajaloos ja elus Jumalat. Aga mida see tähendab? Raske on eraldada armastust, mida ma kellegi vastu tunnen, minus olevast ebatäiusest, mis moonutab või määrib minu armastust. Meie armastus teise vastu on parimal juhul moonutatud. Ka teiste armastus meie vastu on olnud isekas ja moonutatud. Raske on tõeliselt mõista Jumala armastust puhta, isetu ja teistele keskendunud armastusena. Jumala pühadus teeb tema armastuse täiuslikuks. Jumal on armastus. Mida see tegelikult tähendab? Loeme Rooma 11. peatükist. Kui sügav on Jumala rikkus ja tarkus ja tunnetus, kui uurimatud on tema kohtumõistmised ja kui uurimatud on tema teed. Jumala armastus on tõeliselt mõistmatu. Kogu vanemlik armastus, mis on liikunud põlvkonnast põlvkonda inimsüdamete kanalite kaudu, kõik helluse allikad, mis on inimeste hinges avanenud, on Jumala piiritu, ammendamatu armastusega võrreldes ainult ääretusse ookeani voolav nireke. Keel ei suuda seda väljendada, sulg ei suuda seda kirjeldada. Sul on võimalus igal oma elupäeval selle üle mõtiskleda. Sul on võimalus usinalt pühakirja uurida, et seda mõista. Sul on võimalik kokku võtta Jumalalt sulle antud kogu jõud ja suutlikkus, kui püüad aduda taevas isa armastust ja osavõtlikkust, ja ikkagi on seda veel lõpmatult vähe. Et sa seda mõistaksid. Sul on suur võimalus seda armastust läbi aegade õppida, ometi ei adu sa täielikult Jumala armastuse pikkust, laiust, sügavust ja kõrgust, mis lubas ta pojal surra maailma eest. Isegi igavikus ei avane see meile täielikult, lõplikult. Kuid kui oleme teraselt piiblit ning mõtiskleme Jeesuse elu ja lunastusplaani üle, siis avanevad need suured teemad meile järjest enam ja enam. Ja siin ma olen maha märkinud Jumala armastuse 9 omadust, millised leiame 1. Johannese raamatu 4. peatükist. Kuid see on ainult mingisugune nõrk ettekujutus meie jaoks. Aga loeme seda järjest. 1. Johannese 4.8. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Esimene omadus. Jumala armastus on tema iseloomu olemus. Jumal ei ole üksnes armastav. Jumal on armastus. Armastus on see, kes Jumal on, mitte ainult see, mida ta teeb. Armastus pärinebki Jumalalt. Jumal ei õppinud armastama kelleltki teiselt. Tema on selle allikas. 1. Johannese 4.7.9. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal on oma ainusündinud poja läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime.
teine omadus. Jumala armastus on teistele keskendunud. Hällist kuni ristini elas ta, et teisi õnnistada. Jumal armastas nii palju, et andis Jeesuse. Jeesus otsustas ennast alandada ja tulla. Ta otsustas tulla siia, et keskenduda meile. Philippi 2. peatükist me loeme, kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Sina armasta teisi, sest Kristus armastab meid. Johannese 13 ütleb, uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. 1. Johannese 4. peatükk jätkab, selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. Ja siit 3. omadus. Jumala armastus on ohvrimeelne. See on teiste keskne kuni äärmise eneseohverduseni. Jeesusest sai meie asendaja ja käemees. 2. Korintuse 5. peatükk ütleb, Jumal on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees, ehk siis Kristuses. Jesaja 59. peatükk, vaata, Jehova käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Jah, tõsi, piibel avab meil tõe, et patt tõi kaasa lahusoleku Jumalast. Ja Jeesus tuli seda lõhet ületama ja maailma Jumalaga ära lepitama. Sellepärast me loeme jätkuvalt 1. Johannese 4. peatükist, armsad, kui Jumal meid nii on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. Kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus on saanud täiuslikuks meie sees. Siit 4. omadus. Jumala armastus avaldub suhetes. Ta ütles, ta jääb meisse, soovib olla meiega suhtluses ja elada meis. Kuid see ei ole midagi Uue Testamendi teemat üksnes. Juba me loeme 2. Moosese raamatu 25. peatükist. Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Ja Efeese 3. peatükk lisab, et Kristus elaks usu kaudu teie südametes ja te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Nii ütleb piibel. 5. omadus. Jumala armastus on puhastav. Tema armastus on meist täiuslikuks saanud. Täiuslik kreeka keeles tuleb sõnast telos, mis tähendab pühitsema, lõpetama, täitma, täiuslikuks tegema, kavandatud eesmärgini viima. Nagu Hebra 12 peatükk ütleb, sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. 1. Johannese 4. peatükk jätkab, ja ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees ja temale tuleb meil aru anda. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest.
Läki siis julgusega armuaujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. 6. omadus. Jumala armastus on ilmne. On ilmne, kes tunneb Jumalat ja kes jääb Jumala armastusse. Johannese 13 ütleb, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus üksteise vastu. 1. Johannese 4. peatükk ütleb, selles on armastus saanud täiuslikuks meie sees, et meil oleks julgust kohtupäeval, sest otse kui tema on, nõnda oleme ka meie selles maailmas. 7. omadus. Jumala armastus annab meile kindluse. Kas sina oled avastanud päästekindluse puudumist? 1. Johannes 4. peatükk salm 18 ütleb, kartust ei ole armastuses, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust. Aga kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Kartuse väljaajamine ei ole mitte mingisugune tseremoonia. See on eluhoiak, mis kreeka keelest tulenevalt tähendab seda, et ajab oma elust minema, paiskab maha. Seega me asetame kõrvale, paiskame endast välja kartuse, me oleme kindlad Kristuses, mitte iseeneses. 8. omadus. Jumala armastus kujundab emotsioone. Ta muudab meie emotsioone. Ta saab hirmu muuta usuks, nõrkuse tugevuseks, kurbuse rõõmuks, mure rahuks, pettumuse rahulikuks olemiseks, ebaõnnestumise võiduks, sõltuvuse vabaduseks. 1. Johannese 4.19 ütleb, me armastame teda, sest tema on meid enne armastanud. Ja siit ka 9. omadus. Jumal on armastuse algataja. Me ei veena Jumalat, et ta meid armastaks. Tema armastab meid enne ja kutsub meid vastama ja teda vastu armastama. Rooma 5. peatükk ütleb, aga Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Niisiis siin olid need 9 omadust. Esiteks, Jumala armastus on tema iseloomu olemus. Jumala armastus on suunatud teistele. Jumala armastus on ohvrimeelne. Jumala armastus on suhetele suunatud. Jumala armastus on puhastav. Jumala armastus on ilmne ehk avalik. Jumala armastus annab meile kindlustunde. Jumala armastus kujundab meie emotsioone. Ja viimaseks, Jumal on armastuse algataja. Miks ka mitte sinu elus? Kuid millisena me näeme Jumalat tema loomistöös? Võib-olla tead sa piiblist peast mõningaid piiblitekste. Näiteks, alguses lõi Jumal. Heebrea keeles märgib siin Jumalat sõna Elohim. Kuigi seda kasutatakse ka siis, kui räägitakse valedest nõndanimetatud jumalatest, kirjeldab see tõelisele Jumalale viitamise korral kõige vägevamat, kõikvõimsat loojat seoses kogu looduga. Maailmas kogetavast kaugelt suuremat Jumalat, kes ületab meie arusaamisvõime, aga samas, kes juhib kõike. Ta on nii võimas, et siis, kui ta räägib, loob juba tema hääl midagi. Kuid seal samas pühakirja alguses, 2. peatükis 1. Moose raamatus esineb Jumala nimi teisel kujul ja seal on Jumala nimeks Jahve. See nimi viitab Elohimile, Jahve Elohim, samale kõikvõimsale, kõikväelisele Jumalale, aga nimi Jahve on ainsa tõelise Jumala isikupärasem nimi, mida kasutatakse sageli rõhutamaks, et Jumal on lepingu Jumal, armastavas läheduses tema loodud inimestega.
Ja nüüd ma tahan lugeda 2 teksti esimesest peatükist ja teisest peatükist esimese Moosese raamatus. Ja võrrelda neid 2 teksti. Kõigepealt esimene Mooses 1. peatükk, mis ütles, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Aga teises peatükis loeme, ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Lugedes esimese Moosese raamatu 2. peatükki, saame ette kujutada, kuidas Jumal põlvitab, et oma kätega valmistada mullast esimene inimene. Piibel ütleb, ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Tegemist on Jumalaga, kes tuleb lähedale. Nii lähedale, et ta puhub Aadama sõõrmesse eluhinguse. Nimi Jahve loob Jumalast lähedase sõbra pildi. Aga Mooses kasutab Piibli esimeses 2 peatükis Jumala kohta mõlemat nime, et luua meie silme ette tema 2 tunnusjoont. Esiteks, pildi kellegist, kes kõik loob, kuid samas loob ka inimkonna. Esimese Moosese raamatu esimeses peatükis me lugesime, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Fookus on sellel kogu loodu. Ta lõi aja, ruumi, mateeria ja ka universumi. Kui teises peatükis Piibel ütles, et issand Jumal valmistas inimese mullast. Inimkonna konkreetne loomine on siin kirjelduses. Eriti räägitakse inimelu päritolust. Niisiis siin on erinevus esimese peatüki ja teise peatüki vahel. Esimeses peatükis on tegemist kosmilise loomisega. Ja kuidas see toimus? Jumal käskis, Jumal moodustas, Jumal ütles. Seda tegi Jumal, kes on suveräänne, kellel on selleks võim. Jumal räägib ja reaalselt midagi saab olema. Kuid teine peatükk esitab loomist intiimse, praktilise aktina. Jumal vormib inimese mullast ja hingab temasse elu. Kui esimene peatükk rõhutas Jumala autoriteeti ja väge, siis teine peatükk rõhutab Jumala lähedust ja tahtlikku kavatsust. Nendes 2 peatükis me näeme kõigepealt olemasolu tekkimist ja elus olendi loomist. Esimene peatükk selgitab, kuidas kõik hakkab eksisteerima. See ei kirjelda, kuidas elu toimib, küll aga ainult seda, et loodu tekkis. Teine peatükk selgitab, mis on inimene. Seega Piibli kohaselt maapõrm, ehk millest ta vormis keha, selle lisaks eluhingus, jumalik elujõud ja mis oli tulevuseks. Piibel ütleb elav hing, täielik elav inimene. Niisiis esimene peatükk esimese Moosese raamatus vastab küsimusele, kust kõik tuli? Ja teine peatükk vastab küsimusele, mis on inimene? Jutt on siis Jumalast, tema olemusest, tema iseloomust ja tema tegevusest. See Jumal on kosmiline Jumal. Ta valitseb aja, ruumi, mateeria ja universumi üle. Ta loob oma häälega galaktikad. Sest Piibel ütles, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Prohvet Jeesaja 40. peatükis ütleb niiviisi, tõstke oma silmad kõrgele. Ta kutsub neid kõiki nimepidi. Ja 33. psalmis saame lugeda, issanda sõna läbi tehti taevad. Jumal on aga samas ka isiklik Jumal. Jumal läheneb
üksikisikutele. Tema tunneb, kutsub ja kõnnib inimesega. Siis teisest peatükis 1. Moose raamatust me lugesime, Jumal lõi inimese ja hingas temasse. 139. laulus öeldakse, Issand, sina oled mind uurinud ja mind tundnud. Ja Jeesus kinnitab Johannese 10. peatükis, mina tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Millest on siin jutt? Siin on jutt sellest, kes on Jumal ja kes oleme meie ja sellest, et Jumal tunneb meid. Niisiis Jumal, kes valitseb ka kogu universumi ja kosmost, on sama Jumal, kes läheneb igale inimesele. Ja Uues Testamendis me leiame sõna Immanuel, Jumal meiega. Parimaks vastuseks oleks muidugi, et Jeesus on see, kes avab meile Jumalat. Ja Piibel ütleb, et Jeesus mitte ainult ei peegelda Jumalat, vaid temas saab Jumal ilmsiks. Pühakirjas on palju tekste, mis seda selgitavad. Aga kõige lihtsamalt ütleb seda Johannese 14. peatükk. Jeesus ütles, kes on näinud mind, see on näinud Isa. Selleks, et saada rohkem teada, milline on Jumal, on meil oluline vaadelda Jeesust, tema sõnu, tema tegusid, tema käitumisviisi ning tohutut armastust inimkonna vastu tema surmas ja ülestõusmises. Isa armastust ja hoolitsust väljendab kõige selgemalt tema poeg, Jeesus. Piibli ilu ongi selles, et Jumal andis meile Jeesuse elu kohta 4 väärtuslikku vaatenurka ning sel viisil saame täielikuma pildi sellest, kes ta on, seega siis Jumal. Matteuse evangeeliumis, mille kirjutas Juut juutidele, näeme Jeesust kauaoodatud messiana, kes täitis tõotused. Markuse evangeeliumis näeme Jeesust toimekalt elamas teenimises ja ohverdamises. Alati mõtles ta teistele ning alati võttis ta omaks Isa tahte. Luuka evangeeliumist loeme sellest, mida Jeesus tundis. Loeme tema inimlikkusest ja kaastundest ning kirja pandud lugedes saame olla kindlad, et see, mida loeme, on tõsi. Johannese evangeeliumis näeme inimeseks saanud Jumala poega ning meid kutsutakse uskuma, et Jeesus on see, kelle ütleb end olevat. Nii puhutakse meie vaimulik elu uuesti lõkkele. Kuigi kõik 4 evangeeliumi tunnevad huvi ühe ja sama vastu, ei kujuta neid asju täpselt samas stiilis. Igal kirjutajal on oma kogemus ning selline mitmekesisus avardab ja süvendab teadmisi, mis tuuakse esile erinevate meelte vajaduste rahuldamiseks. Kuid Mattuse 1. peatükis 23 salmis nimetatakse Jeesust erilise nimega. Miks on see Jumala iseloomu mõistmise kohta nii märkimisväärne? Ma loen 2 teksti, seega siis Mattuse 1:23 ja Mattuse 28:20. Et sa võiksid tähelepanu pöörata selle salmi lõpuosasele, mida sa siin märkad. Kõigepealt Mattuse 1. Ennäe, neitsi saab lapseootele ja toob ilmale poja, keda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes Jumal meiega. Ja Mattuse 28. peatükk. Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Sellega me oleme puudutanud vaid Jumala iseloomu tohutu teema pinnapealsust. Jumal on erakordsem ja imelisem, kui me ette kujutada oskame ning me õpime temast veel igavikus, milline ja kes on Jumal. Jumal väärib meie tänu selle eest, kes ta on ning mida ta on teinud ja meie elus jätkuvalt teeb. Aga võta nüüd pisut aega, et esitada Jumalale tänupalve selle eest, kes ta on.
aga samas ole täpne selles, mida piibel sulle Jumalast räägib. Näiteks, tänan sind, Jumal, et sa oled, nagu sa mulle ütled, oma sõnas. Ja sellepärast ma usaldan sind. Peatse kohtumiseni. Õnnistusi sulle!